Meil on suitsupääsuke, mustleib, laulupidu ja siis Volkswagen Passat. Põhimõtteliselt võib öelda, et tegemist on Eesti rahvusautoga ja väidetavalt isegi üks Lõuna-Eesti linn on pannud selle auto enda vapi peale. See võib olla ka muidugi siuke puhas kuulujutt. Liiklusregistris on vähemalt 26 000 Passatit arvel, mis teeb selle Eesti kõige populaarsemaks autoks ja umbes iga 50 elaniku kohta on meil üks Passat. Aga miks ta nii populaarne on, kuidas temaga sõita on, millised vead teda kimbutavad, uurime lähemalt järgi. Esimene Volkswagen Passat läks tootmisse aastal 1973 ja kandis indeksit P1. Seega tänaseks on esimese Passati sünnist möödas üle 50 aasta juba. Nende mudeli indeksitega muidugi suhteliselt segane lugu. Kui esimene põlvkond kandis indeksit P1, teine põlvkond P2, kolmas põlvkond justkui P3, siis tegelikult kolmanda põlvkonna facelift kandis indeksit P4, kuna see oli niivõrd põhjalik ümberehitus, aga tegelikult mudel ise ei uuenenud. Ja sama lugu on tegelikult ju ka P6, P7 indeksitega, ehk siis viienda põlvkonna Passat sai väga põhjaliku facelifti, mille käigus kere välisilme muutus märgatavalt ja selle tõttu pandi talle ka teine indeks. Ehk siis P8 ei ole mitte 8. põlvkond, vaid 6. põlvkond. Aastal 2019 toimus siis sellel autol siuke põgusam mudeli värskendus. Uut indeksit seekord õnneks ei pandud. See Passati kapotile pakuti alguses 3 erinevat bensiinimootorit. See siin on 1,4 liitrine DSi, seda sai 2 erinevas võimsuses, 92 kilovatti või siis 110 kilovatti. 110 kilovatti muidugi mõnusam ja teravam. Lisaks oli veel 1,4 liitrise bensiinimootori baasil ka pistikhübriid ehk siis GTE. See oli kokku 160 kilovatti, siis 1,4 liitrise bensumootoril aitas kaasa ka elektrimootor. Kusjuures selle 1,4 liitrise mootori ametlikud kütusekulu näitajad on päris head, sarnanevad diiselmootoritele ehk siis alla 5 liitri 100-le. Reaalses maailmas muidugi nii väikeste numbritega hakkama ei saa, nii et siin on julgelt 2-3 liitrit juurde arvestada. Aga lisaks 1,4-sele oli olemas veel 1,8 mootor, 132 kilovatti ja siis 2-liitrine bensiinimootor 2 erinevas võimsuses ehk siis 162 kilovatti ja 206 kilovatti. Viimast pakuti muidugi ainult koos nelikveoga. Diiselmootoreid pakuti 2 erineva töömahuga. Baasmootoriks oli siis 1,6 liitrine 88 kilovatti, mis paraku selle suure Passati peal jääb natuke lahjaks. Kütusekulu muidugi oli hämmastav paberite järgi, 4 liitrit keskmiselt 100-le. Kui tegelikult kui ikkagi tahta diiselmootoriga Passatit, siis tasub kindlasti vaadata selle 2-liitrise poole. Ja nendest kangem 2-liitrine, 2 turboga diisel peaks saama keskmiselt hakkama 5,7 liitri kütusega 100-le ja kiirendama 0-100 6,4 sekundiga. Aga ütleme nii, et kui sõidad ikka põhiliselt linna, siis bensiinimootor ja kui on pikad otsad, siis diisel. Et linna vahele käkerdamiseks see diislit pole ikkagi mõtet võtta. Käigukastidena olid saadaval siis 6 manuaalkast, mida pakuti lahjematele mootoritele. Ja lisaks 6-käiguline DSG automaatkast ja ka 7-käiguline DSG automaatkast. 7-käigulist siis pakuti pigem lahjematele mootoritele, aga ühtlasi ka kõige võimsamale biiturbole diiselmootorile. Ja 6-käiguline DSG siis oli võimsatel bensukatel ja lahjematel diislitel. Volkswageni poliitikana üldiselt selline, et kogu varustus tuleb juurde osta. Ehk siis sa saad suhteliselt plangu auto, kui sa võtad baasversiooni. Passatiga nüüd on läinud natuke paremini. Seega siin Trendline'is ehk baasversioonis on juba olemas näiteks puutetundlik ekraan. Siin on olemas ka USB ja Bluetoothi ühendus, siin saad muusikat striimida telefonist ilusti. Nahkrool, käetugi keskel. Siis loomulikult on olemas elektriaknad, püsikiirushoidja, võtmevaba käivitus ja tagurduskaamera. No, nipet-näpet leiab veel, nii mõnigi sõiduabi on ka juba olemas. Aga tahta natuke rohkem vilesi, siis tasuks ikkagi vaadata Comfortline'i või Highline'i suunas. Comfortline'il näiteks tulevad juba LED-esituled nii-öelda standardina kaasa. Ja mis kõige olulisem asi, et siis tulevad need Ergo Comfort istmed, mis on väga palju mõnusamad kui need tavabaasistmed, mis on selles Trendline'is. Ja Comfortline'iga saad ühtlasi kerge toonklaasi taha ja adaptiivse püsikiirushoidja. Ja kui sa võtad juba siin Highline'i, siis neid vilesi natuke rohkem veel kõiki ei jõua üles lugedagi. Aga näiteks sa saad siia keskele analoogkella. Ja muidugi lisavarustuse nimekiri on suhteliselt pikk. See samane digitaalne näidikute paneel näiteks on lisavarustusena. Seda ei saa
standardina kaasa, muidu on niisugused analoogkellad. LED päevasõidutuled on lisavarustus, panoramkatus, dünaamiline vedrustus ehk siis DCC nahksisu on ka samamoodi lisavarustusena. Kusjuures elektrilisi istmeid on üsna vähe Passatides näha, et siis 12 suunas liikub mäluga elektriiste tuleb siia juurde tellida. Ja kui sa oled eriline audiofiil, siis pakuti ka 700 wattist helisüsteemi, mis väidetavalt peaks väga hea heli tegema. Kuigi peab tunnistama, et see standard helisüsteem on ka üllatavalt puhas ja okei. Kusjuures selle keskekraani graafika on päris mõnus. Pilt on terav, see kasutusmugavus on päris hea. Ta on üsna loogiline. Ainus asi võib-olla, mis mind häirib, on see, et kui sa kuskile menüüsse sisse lähed, siis seal ei ole nagu tagasi või back nuppu, et sa pead uuesti võetama seda menüüd ja oled täitsa alguses tagasi esimesel lehel. Et selle back nuppu need oleks võid siin ikka lisada ju. Igasuguseid panipaiku on siin päris ohtralt. Uksetaskud on päris suured, keskel saad see joogitopsid panna. Ees on telefoni jaoks koht, käelaekasse muidugi igast kraami pista. Ja mis on kihvt on see, et seest nad on ära polsterdatud, et pehmed. Et kui sa viskad siin oma võtmed või muu kola, siis ei kolise ja krabise seal ringi. Kogu see armatuur tegelikult ju näeb päris soliidne välja. Et pikad, ventavad, mõjuvad kuidagi nagu isegi natuke kallilt või uhkelt, et ta jätab siukse tervikliku mulje. Et see minust siin Volkswagenis päris hästi ära lahendatud. Ja ütleme nii, et kui sa oled ikkagi rohkemat varustust pand, siis digitaalne näidikute paneel on päris ilusa terava pildiga. Saad seal muidugi kohendada ja sättida sinna, mis sa täpselt näha soovid, et kas navi, mingit muud infot, palju kütust võtab, palju sõita saad. Mis on tore, et see on veel selle ajast auto, kus kõik asjad ei ole puutetundlikud, ehk siis need samased kliimanupud on siin täitsa füüsilisel kujul, et saad neid vajutada. Samamoodi ka istmesoojendus käib läbi lüliti, mitte kuskilt graafilisest menüüst. P8 seest. Väga soliidne. No muidugi see konkreetne eksemplar on ka Highline varustustasemega, tänu sellele on siin puitdekoori ja alumiiniumit ja see hele sisu muidugi näeb alati hea välja. Ükstapuha mis autol, kuniks ta pole ära mäkerdatud. Kas siin taga on ruumi veres mõnusalt? Esimene iste on sätitud minu järgi, mul on väga pikad jalad ja mul on siin põlveruumi. Ainuke häda, et see istme põhi on minu jaoks natuke madal, nii et siis tegelikult ta ei toeta jalgu, et kui sa tahad, et päris mugav oled, siis pead ikkagi jalad kuidagi risti see istme alla ajama. Aga ruumikusel pole midagi ette heita. Lisaks on siin käetugi. Seda ma joogitse sisse pista, topsi hoidjad ja kõik puha on olemas. Ja ka suusaluk, et suuski vedada. Volkswagen Passat on selles mõttes ikka huvitav toode, et kui sa istud esimest korda siia autosse, see on tunne, nagu sa oleks selle autoga sõitnud juba aastaid. Kõik asjad on väga loogiliste kohtade peal, kõik lülitid, nupud toimivad nagu peavad. Et ilmselgelt on Volkswagenis väga palju tööd tehtud selle nimel, et saada kogu see ergonoomika ideaalses paika. Ja tõesti, siia on väga lihtne istuda, ümber harjuda, et see pärast ei võtagi aega. Juhi kohalt on nähtus on väga hea, piilarid on üsna kitsad, need ei sega. Kui sa oled nüüd võtnud väheke parema varustuspaketiga auto ja saanud need ergokomfortistmed siia sisse, siis need on tõesti päris head. Küllaltki mugavad, see külgtugi on hea, toetab sind igast suunast, pikka otsa lasta väga mõnus. Võib-olla baasvarustusistmed on natuke nukramad, aga tõenäoliselt ka mitte kõige halvemad. Niisugust müratase, mind isiklikult üllatas, see on küllaltki madal siin. Rehvimüra ei kuule praktiliselt üldse. Tuulemüra ei tule eriti sisse. On olnud juhtumeid, kus mõnel autol on tihendid ära väsinud ja siis hakkab vihisema, aga tõesti, üllatavalt vaikne on. Kogu see Passati juhitavus on ka muidugi väga konkreetne. Ta ei ole nii pehme, kui ma oleksin arvanud, aga ta ei ole ka siuke jäik või kuidagi siuke rabe, et see rool väga täpselt kuulab sõna, et see tagasiside on siit ülihea. Mulle see väga meeldib. Siis see vedrustus ise on siukene küllaltki konkreetne. Et üle lamava politseiniku läheb ilma suurema põnksuta, et väga-väga hästi ära lahendatud. Ja muidugi, kui omal ajal keegi see peale tellis, siis sai veel reguleeritava dünaamilise vedrustuse, millega sai siin vastavalt sportlikult või mugavalt ringi kruiisinud, kuidas isu parasjagu oli. Minu jaoks väga üllatav on see 1,4 DSi mootor. Reeglina ma sellistest mikromootoritest just kui lugu ei pea, et esiteks vanasti nende töökindlus oli väga kesine. Õnneks tänapäeval on see paranenud, et see 1,4 siin peal DSi peaks päris hästi kestma. Ja ta on üllatavalt ergas. Vajutad siis läheb, eriti linna vahel, siis seal ta on üsna nobe, liigub hästi. Ja kui üksinda autos oled, siis muidugi ta läheb nagu loom.
võib-olla probleem tekib siis, kui sa paned 4 täiskasvanud inimest autosse ja tahad maanteel möödsõite teha, siis on natuke see pikemat sirget vaja varuda. Selle puhul võib-olla 2-liitrised bensukad on natuke põnusamad või siis 2-liitrised diislid. Aga vaikne, see on põhiline, et ta on vaikne. Mis võib-olla pisut natuke selle auto juures häirivad, eriti selle 1.4 mootori juures, siis kohalt võttes. Natuke, enne kui see turbo järgi tuleb, siis ta on ikka väga uimane või tekib siuke nagu lääks sisse või siuke väike auk. Et kui see veel veerema saad, siis seda enam ei tunneta. Aga jah, just alguses kohalt võttes on siukene teinekord nagu jääks kuhugi taha kinni. Siis mulle üldse ei meeldi Volkswageni autohold. Muidu iseenesest mõnus lahendus, sa ei pea jalga piduri peal foori taga hoidma. Aga see, kui seda kohalt läheb, siis on siuke alati natuke nagu katkudes, nagu saaks kuskilt moosisest lahti liikuma ennast. Võiks olla natuke paremini või sujuvalt lahendatud. Mulle väga meeldib selle rooli kuju, disain. Kuidagi käepärane ja kompaktne, et ta võiks olla hästi nõks parem, aga ütleme, suurt midagi nuriseda pole. Küll aga kogu selle ergonoomika juures üks pisike asi mind ikkagi siin autos häirib. See nimelt see keskmine käetugi. Ta on kuidagi üsna taga ja üsna madal, et minu vähemalt küünarnuki jaoks teeb nagu kaugeks, et kätt toetades käetoele ei ole liiga mugav roolis kinni hoida, et kuidagi ei ulata hästi, et selle käetoe osa oleks võinud nagu paremini ära lahendada. Kõik muu, väga tipp-topp. Sõit on hea. Just see, et on vaikne, see mulle meeldib. Et see on iga autosõidu juures on alati väga oluline element, et kui sul on pikka maad sõita ja seda müra on palju, siis väsid ära. Passatiga seda probleemi õnneks ei ole. Teil ärma. Täna vaatame Volkswagen Passat B8 ja mida selle ostmisel tähele panna. Võrreldes siis eelmise põlvkonna Volkswagen Passatiga on uuem mudel tunduvalt töökindlam, on kadunud ka suuremad mootoriprobleemid, roostekindluse probleemid, mis eelnevaid mudeleid kimbutasid. Kui hakata otsima rooste algeid, siis kindlasti tuleks tähele panna koopaääri ja alumisi ukseääri. Need on esimesed kohad, kus meie kliimas hakkab rooste tekkima. Põhjuseks on loomulikult meie kliima ja soolad, mida pannakse teedele. Kui tegemist on panoraamkatusega autoga, siis siin üleval olevad veerennid võivad kergesti ummistuda. Tänu sellele pääseb vesi ja niiskus salongi, põhjamatid on märjad ja tänu sellele võivad tekkida erinevad elektroonikaprobleemid. Elektroonikaga on samuti Volkswagen Passat B8 vähe probleeme. Erinevad probleemid said lahendatud mudeli algusaastatel tarkvara uuendustega. Probleemseks võib osutuda keskekraan, mis eriti külmade ilmadega tahab ära vanguda. Võivad ka tekkida erinevad sideprobleemid ja muud anomaaliad, mis tegelikult saab tarkvara uuendusega lahendatud. Kui ekraani peale peaksid tekkima surnud pikslid või niisugused läbivad jooned, siis sellisel puhul tuleb keskekraan vahetada. Selle põlvkonna mootorid on üldiselt töökindlad ning probleeme esineb küllaltki vähe. Eelmise põlvkonna mudeli hädad on sellel mudelil selja taha jäänud, ei põleta enam nii palju õli ja ei ole vaja kolbe vahetada. Hooldusraamatu järgi on soovituslik diiselmootoriga autol vahetada rihma 210 000 kilomeetri järgi ja bensiinimootoril 250 000 järgi. Me kindlasti ei soovita seda nii pikaks ajada, soovitame 150 000 pealt seda teha, sellepärast et arvestades meie klimaatilisi olusid, muutub rihm talvega ravedaks, lühikesed linnasõidud koormavad rihma palju rohkem ja vältides erinevaid probleeme, mis sellega võivad kaasneda, soovitame teha seda tunduvalt varem. Hooldusvälp on autol määratud tehase järgi 15 000 kilomeetrit. Diiselmootoriga sõidukitel võib esineda DPF ja EGR probleeme, mis on tingitud lühikestest linnasõitudest. Passat sõidab Eesti teedel väga hästi ja peab hästi vastu. Suurim kuluosa tegelikult ongi klotsid ja kettad, mida soovitame 30 000 kilomeetri tagant hooldada ja vahetada.
Suurema läbisõidu puhul on esisillas olnud vajadust ka vahetada õõtsova pukse. Lisaks pakuti antud mudelile ka DCC vedrustust, mis andis siis võimaluse valida erinevate sõidurežiimide vahel. B8 Passati mudeli põlvkonna DSG kastid on juba tunduvalt vastupidavamad kui eelkäijatamad. Hooratas ja sidur tahavad saada vahetust kuskil 150–200 000 juures. DSG kastis soovitame õli vahetada kuskil 60 000 kilomeetri tagant. Nelikveoliste Passatite puhul soovitame Haldex-süsteemis õli vahetada iga 50 000 tagant. On esinenud probleeme Haldexi pumpadega ja palju probleeme on lahendatud ka tarkvara uuendustega. Seega, kas tasub osta seda Passatit? Mina ostaks, selles mõttes, et probleeme on vähe, auto sõidab, töötab, näeb küllaltki soliidne välja. Või võib-olla minu jaoks isegi on seal liiga vähe probleeme. Mul on ikkagi natuke draamat vaja ja mõned korrad tahaks ikkagi ju töökojas käia midagi parandamas, siis selle jaoks on Passat võib-olla liiga töökindel. Aga milline mootor valida neist? Kui sa sõidad ikkagi põhiliselt linnas lühikese otsi, siis diisel ei ole just kõige mõistlikum valik, sest et igast EGR ja DPF ja muud hädad hakkavad sind vaikselt kummitama. Seega 1,4 liitrine on niisugune mõnusalt särtsakas, nii et mina võtaks selle. Ja kui on rohkem sõitmist, siis tasub kindlasti vaadata neid 2 liitrit diisleid, sest 1.6 jääb natuke selle suure auto jaoks lahjaks. Aga mis Passatile niisugused alternatiivsed variandid oleks? Kindlasti on Ford Mondeo. Näeb niisugune võib-olla natukese agressiivsem välja, sees on ruumi rohkem, aga ta on oluliselt lihtsakohalisem auto. Muidugi sa saad samarajast varustust kohe rohkem. Passat on kuidagi oluliselt soliidsema ilmega, seest ilusam ja kuidagi vaiksem ja konkreetsem. Opel Insignia saad muidugi veel omakorda märgatavalt odavamalt kätte kui Passati, võib-olla isegi pool odavamalt, aga nende 2 liitrit diisid on teada probleemsed, nii et pigem jätaks selle Insignia mängust välja. Mazda 6, ka niisugune põnev auto, saad samarajast väga palju varustust, aga sõiduomadused ei ole päris niisugused Passati tasemel ja heliisolatsioon kindlasti ei küündi siiani, kus on sakslased. Ja loomulikult on olemas veel sama kontserni seest Škoda Superb. Saad nagu väga palju rohkem ruumi. Sul on taga meeletut jalaruumi, meeletut pagasiruumi. Aga ikkagi ta ei ole seest nii uhke kui Passat. Passat näeb kuidagi soliidsem, konkreetsem välja, see armatuur on ilus. Superb jääb siinkohal loomulikult alla ja eks on, ma arvan, grupi sees neil ka taotluslikult nii tehtud.